Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 98. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on üks külaline, keda ma pean ütlema, et isegi mulle 2 inimest soovitas. Aga nüüd siin paar päeva tagasi oli arenduskeskuses üks ettevõtmine äriideest ettevõtjaks. Ja seal Rauno andis enda teadmisi turunduse kohta. Siis mõtlesin, et tegelikult võib päris äge saade tulla. Nii et tere tulemast, Rauno Kutti. Tere. Hea meel siin olla. Kuule, kui sa peaksid tegema kähku ühe lifti kõne nii-öelda enda kohta. Kuidas sa seda siis teeksid, kuidas kokku võtaksid, kuidas ennast tutvustaksid? Ma olen üks vähestest MTV auhinnaga auhinnatud muusikutest, kes on ettevõtja Eestis. See on päris hästi juba ennast esile toodud selles mõttes, väga äge. Ja see on üks auhind, mis on mind saatnud terve elu ja annab selle special nurga ükskõik kus ma olen. Üldiselt inimesed ei usu seda, et see päriselt võimalik oli. Ega ma ei uskunud ise ka seda väga kaua aega ja siiamaani on seda raske uskuda tegelikult, et see kõik juhtus meie elus. Aga ma arvan, et suures plaanis ma olen üks väga suur edasipürgija igas vallas, et ma olen väga positiivne kõige suhtes ja ka veidi naiivne võib-olla, aga see naivism annab mulle võimaluse siis tõestada endale, kas see on seda väärt või mitte. Et mulle meeldib katsetada ja üldiselt ma tegelen turundusega ja ettevõtlus ja turundus on kuidagi hästi tugevasti seotud. Et ma ei tea, kas see tuleb nagu sellest, et mul isa oli ka sellise ettevõtja vaimuga, aga ema oli selline, kes töötas terve elu ühes kohas ja meie siin samas Pärnu laboris on ja siis need 2 maailma nagu võib-olla on mul lõpetanud seda, et sa pead olema mega lojaalne, mega tubli, mega selline nagu kuidagi püsiv, aga samas nagu teistpidi sa saad nagu ise avastada, mis sa nagu teha tahad. Ja mulle on alati meeldinud see, et tegelikult kõike on võimalik teha, lihtsalt tuleb natukene aega panna sinna alla, natukene pingutada ja kogeda, et esimesed sammud tuleb ära teha. Mul tuli kohe nii palju selliseid ideid sellest. Räägime siis selle MTV poole lahti, et võib-olla keegi ei viinud praegu kokku, mis on 1+1, eks ju. Anna siis see taust ka palun. Jaa, et minu ettevõtlikkus ka sai alguse bändi maailmast, et ütleb niimoodi, et kui ma olin algklassides, siis ma fändasin Backstreet Boys ja Spice Girls, et seal on rockiga väga palju midagi tegemist, aga kuskil 5.–6. klassis läbi meie peretuttavate ma avastasin Metallica ja siis mul oli kindel veendumus, et minust saab rockstar. Ja siis mul klassivend Siim Feldman tegi oma kodus tiksaega mulle siis kitarri sellise mulaaži nii-öelda. Siis ma rockisin sellega enda kodus igal pool ringi ja mõtlesin, et aga tegelikult see pill võiks nagu päriselt ka mängida. Ja siis ühe oma sõbraga töötasime suve otsa, värvisime ühe maja ära Karusselli tänaval. See oli ka üks hästi lahe seik, kui me katuse pealt värvisime neid mingi katuseäärseid, mingid aknaosasid, siis mul üks hetk isa või keegi viskas mulle mõõdulindi kätte. Ja siis ma püüdsin selle mõõdulindi, aga siis ma panin jalaga sellele värvipurgile kogu see värvipott, et sõbrale pähe. See oli naljakas. Aga fast forward siis suve lõpuni ma sain oma raha kätte ja ma läksin pillipoodi, kus siis legendaarne Andrus Masing võttis mind vastu ja käratas mulle, kui ma selle kitarri kätte võtsin oma põlve peale, et istu maha, kui sa seda pilli proovid, siis mul oli no. Aga ma ostsin selle pilli ära, lootsin saada Pärnu muusikakooli, ma ei saanud, sest ma ei osanud, kui Kungla rahvas piisavalt hästi lauda ja solfis ka vist piisavalt hea. Ja siis ma mõtlesin, et mu unistus jääb sinna pooleli, aga ma ei olnud sellega nõus. Ja mu õde on Sütevaka lõpetanud 2. lennu ja siis kolis kohe Vällamaale, läks Kölni ülikooli ja siis mul oli kogu aeg see ka ees, et ma pean nagu järgi tegema ja veel paremini äkki. Ja siis üks hetk ta elas Dublinis, läksin talle külla, olin seal ingliskeele koolis, kus oli igasuguseid lahedaid inimesi koos ja seal õppisime ja tegelesime. Seal oli musaõpetaja, kes mängis kitarri erinevat klaverist, mida Eestis oli harjunud kuulma. Ja ta mängis poppelugusid just sellel hetkel kuulsaid, näiteks Sweetest Teenage Dirtbagi. Ja siis ma küsisin, et kuulge, aga kuidas ma saan ka pilli õppida nagu niimoodi, et te nagu oskate. Ja siis nad rääkisid, et nad internetis on tablatuurid. Ja siis sealt sai alguse minu iseõppimise teekond kitarrimaailmas. Ja ma pühendasin sellele ikkagi nagu 8 tundi, 6 tundi päevas. Veri näppudest taga, aga mul oli kindel soov, et ma pean ikkagi kõik oma lemmiklaulud selgeks õppima endale. Ja siis üks hetk tänu
tehnoloogia tol ajal selle arengule tekkisid ka sellised platvormid või sellised nagu software'id siis nagu tarkvara, mille kaudu ma sain siis ise luua muusikat, nii et ma valisin pilli, toksisin tablatuuri sinna sisse, siis kuulasin, kuidas see kõlab, siis tihtipeale tuli õppida selgeks, mis ma siis sinna kokku kirjutasin, ja nii tekkisid meil esimesed bändid. Meil oli Pain Creed oli üks bänd, millega me ka võitsime igasuguseid auhindu, siis mul oli Mushi oli üks bänd, millega ka võitsime auhindu, käisime Krakowis esinemas lõpuks ja läks nagu kogu selles musa maailmas nagu hästi vägevalt. Kuniks siis ma sattusin Peelteri, siis poisid esimest korda kutsusid, ma ütlesin õppige paremini mängima, ma ei tule kohe. Päriselt? Ei osanud hästi mängida. Aga siis, kui teist korda kutsusid, siis juba oli seal neil endal mingi väike konflikt olnud ja oli kitaristi vaja ja neil oli ka ette näidati juba vähe tulemusi. Ja läksin ja siis mu kolmas esinemine oli juba Riias mingi 30,000 vist inimese ees MTV B-Del, mis oli ülivägev. Ja siis sealt edasi tuligi see MTV muusika auhind, mis oli üks meeletu seiklus Münchenis nädal aega. Siuksed värskelt täiskasvanuks ja mõned isegi mitte veel täiskasvanud poisid on ja esimest korda põhimõtteliselt niimoodi väljamaal kuidagi selliselt ja oled seal siis Shaggy'ga lauas jood õlut ja Dave Grohl jalutab vastu ja kallistud seal 4 Furtadot ja tööd Snoop Doggiga käppa ja asju ja kõik see juhtub sinu ees ja siis see ikkagi ütleme niimoodi viskas nagu minapildi ja kogu maailma arusaamad nagu tagurpidi noore poisi jaoks on ja sest sa arvad, et nii, nüüd ongi nii, nüüd jääbki nii. Aga meil oli mingi 3-5 oma lugu on ja me ei saanud kuidagi utiliseerida kogu seda tähelepanu ära on ja siis tuli ka masu on ja sealt edasi mingi hetk, kui me nagu ise jõudsime siis järelduseni, et me hakkame vist välja kasvama sellest asjast ja tegelikult oleks vaja raha nagu teenida ja tegelikult nagu see muusikaelu ei olegi nagu nii vägev, eriti meie sellises niši metallipungi nagu maailmas ja siin Eestis veel eriti, kus nagu nišidel on nagu 100 inimest kuulamas, vaatamas, nautimas ja meil oli veits rohkem, aga ikkagi mõte selline ja ma käisin ülikoolis samal ajal sealt kõrvalt ja siis nagu see teekond siis ärimaailma hakkas nagu sealt peale. Siis ma läksin nüüd agentuuri tööle Taevasogilvisse sotsiaalmeediat tegema ja kuna see oli hästi nagu tihe konkurents, et sinna kohale saada, siis minu kasuks rääkis see, et mul oli ikkagi suuremat sorti turunduse kogemus bändi muusika ja contenti levitamises olemas, et ma olin juba platvormide teadlik. Ja sealt sai siis alguse see teine unistus, mis mul ka mingi hetk lapsena oli, ma tahaks ärimeheks saada. Mida iganes see nagu tähendas, ma ise kujutasin ette võib-olla, et ülikonna portfelliga ringi käimist võib-olla rohkem sisukamalt seal midagi ei olnud, aga jah, tänaseks päevaks ma siis olen selline ettevõtja. Mul on erinevaid ettevõtteid olnud, olen saanud mõne maha müüa, olen saanud mõne kinni panna, mõnedega töötan siiamaani ja ma täna usun täielikult e-ärisse, sest et kui juba täna ostukeskused räägivad, kuidas e-äri võtab neilt suure tüki ära, siis ilmselgelt maailm on liikumas sinna poole väga tugevalt. Nende ärimudelid lihtsalt muutuvad ja maailm ongi kogu aeg muutuses, et ma olen juba 38 aastane ja ma oskan nagu seda asja ka näha, et ma võin naiivne olla, aga mingisugused mustrid on nagu maailmas olemas. Ja kõige naljakam muster on see, et me oleme tagasi 90ndate fännamise juures. Aga ma ei mõtlema, et sa tõid välja, et sul nagu 2 lapsepõlve unistust põhimõtteliselt nagu täitusid. Kui palju sa nagu oled seda usku, et päriselt inimesel ongi võimalik enda unistusi ja soove täita, kui ta selle nimel ka tööd teeb. Kui palju sa usud seda või palju see on lihtsalt nagu läinud kuidagi? Mina usun manifesteerimisse, ma ei tea nüüd, kuidas öelda, 100% või ma alati tahan olla nagu skeptiline asjade suhtes, eriti kui ma nagu loovtööd teen ettevõtete jaoks, et täna ma pakun ka teenust erinevatele ettevõtetele, kes soovivad kasvu saada või digitaalset kompetentsi või turundust, mis iganes nagu teha, siis mulle meeldib nagu olla skeptiline ideede suhtes, et neid nii-öelda tõestada. Aga manifesteerimise osas mul on elus olnud nii palju neid kordi, nagu täiesti sellised asjad, kus ma mõtlen, et ma tahan midagi ja see kõne tuleb põhimõtteliselt kohe ja ma olen täiesti ebareaalne, see ei ole võimalik.
ja neid olukordi on nii palju olnud mu elus, et ma lihtsalt unistan iga päev ja kogu aeg, et ja mõtled, mis siis oleks, kui selline asi veel oleks ja prooviks seda ja katsetaks seda ja ma olen nagu, ma arvan, oma peas nagu nii avatud kõikidele sellistele huvitavatele juhtumistele. Et ma ei tea, kas see on nüüd sellest, et need tulevad läbi mu unistamise või ma võtan nii lihtsalt neid seiklusi ja asju omaks ja lähen nendega kaasa ja siis ma põhjendan endale, et tegelikult nii mõtlesin. Ma ei tea, mis see on, ma ei julge nagu näppu peale siia kuskile panna, aga minu elus on meeletult palju selliseid olukordi, kus ma tunnen, et vau, see on ebareaalne, et see just juhtus, sest ma just mõtlesin selle peale vaata. Hästi kummaline on see, et need olukorrad, kui nad juhtuvad, mis sa oled nagu mõelnud, on ju, et siis, et jah, nii äge, aga teisipidi hakkab kohe peas nagu tööle see sama väike skeptik, et ei, see ei olnud see unistus, see pidigi nii minema, on ju, ja see on nii veider, et kuidas nagu enda sees käib mingisugune kahekõne, issand, kui äge ma saan kõike luua, ei, see oli sul juba ette nähtud. Ja siis mõtled, kuidas sa seda tasakaalu leiad seal, on ju? Jah, et no, kui see oleks nagu nii lihtne, et ükskõik mida ma nagu ette kujutan ja tahan praegu ei juhtuks. Kahjuks ei ole nii lihtne. Aga samas ma nagu oma lastele ütlen ka kogu aeg, et unistage. Et sa pead nagu oma peas kogu aeg mingisuguse kuskil, ma ei tea, kas tulevikus või kuskil unistuste maailmas nagu käima, et sa saaksid nagu ette kujutada seda, mis juhtub. Spordis nagu öeldakse ka, et sa pead seda nagu tulemust või seda saavutust suutma enda peas nagu läbi mängida mitu korda. Ja ma arvan, et see on nagu see manifesteerimise võib-olla see valem ka, et sa näed nagu kõike seda seal juhtumas ja siis on suurem tõenäosus, et see juhtub. Aga kindlasti, nagu sa ütlesid, selle nimel peab ka nagu tööd tegema. Et rockstariks saamine ei juhtunud selle puugitarriga, mis oli nööridest keeltega. Et ma panin sinna ikka nagu meeletult palju aega, et ma arvan 25 aastat mänginud pilli tänaseks, et ma tänase päevani mängin. No, ma arvan, et sa nagu ei saa ka manifesteerida enda ellu midagi, mis ei ole nagu sinu maailm ka mingis mõttes. Et see muusika, ütleme, et kui mina kuulen mingit laulu, siis ma olen üks nendest inimestest, kelle tuleb külmavärin peale õige laulu peale. Et kogu nahk tõuseb mul üles, karvad lähevad turri ja ma tunnen, okei, see on nüüd mingi asi. Ma olen lugenud, et see kõikidel inimestel ei ole nii. Ja see, kuidas mina muusikat tänase päevani mängin, et ma lähen kuskile muusikasse ära. Ja see on minu jaoks täielik bliss istuda oma gitarri või siis selle handpanni või mis iganes ma parajasti mängin ja see on nagu see minu täielik meditatsioon ja saad selle flow kätte, et sa lihtsalt lased minna. Hästi huvitav fakt, mul on Whoopi see käepael siin, see mõõdab mu igasuguseid asju, siis, mis mu kehas toimub. Ja siis on nagu stressi mõõtmine ka, aga stressi ei ole halb, et see on niisugune pingutus võib-olla. Ja ma avastasin nüüd alles hiljuti, kuna see kell on mul käe peal olnud siin mingi 60 päeva või midagi. Ma avastasin, et kui ma gitarri mängin ja ma lähen sinna full improvisatsiooni nagu siis sellesse staadiumisse, kus ma nagu ei mõtle, mis ma mängin, aga lihtsalt kõik tuleb ise voolab välja minust. Siis mu keha on super stressis. Niipidi? Ja siis ma mõtleks küll, et tegelikult see meditatsioon on. Aga see on nagu hea stress, et ma just lugesin selle kohta. Et mul see käepael, see Whoop on mul ühtlasi ka selline AI siis tõlgendaja kogu sellele infol, mis mul kehas toimub. Et ma olen talle konkreetse eesmärgi ka andnud muidu, aga selle puhul siis ma küsin, mis värk on, et miks mu stressi levelis nii kõrgeks läks, kuigi ma mängisin gitarri, et see on mu lemmikasi. Ja ta kirjeldas seda, et kui sa nagu pilli mängid, siis su aju töötab nagu, eriti improviseerides, su aju töötab nagu sellisel maksimaalsel nagu mingis mõttes pingutusel, su keha töötab täpselt samamoodi, et kogu su nagu keha, vaim, kõik töötavad korraga. Siis seda tunnet, mis su sees on, väljendada läbi näppude liikumise, mis ei ole kuidagi õpitud, vaid iseenesest tuleb. See on väga äge maailm, milles ma võiks uppuda lõputult. Ma mõtlen, et nagu Peet-Veters, ütleme nagu rock on ju ja siis nagu handpan. Nagu kaks täiesti erinevad kategooriat ja maailma ju. Jaa, selles mõttes ma olen alati nagu suur pungi ja metalli huviline olnud, et kõik mu bändid on pigem nagu metalli muss ja väga raske, kus on väga palju emotsiooni sees tegelikult nagu minu jaoks.
aga ma olen ise ka, ma arvan, et üsna spirituaalne inimene, et ma olen nagu terve elu väga palju huvi tundnud spirituaalse maailma vastu, vaimsete tegevuste vastu ja handpan on üks vingevaid, ma lasin selle Viljandis teha Helitoni tehases 432 hertsides, mis on siis earth toonides nii-öelda, muidu muusika on 440 meil siin klassikaliselt on. Just selle jaoks, et see oleks nagu selline hästi meditatiivne pill, et ma saan istuda ja minna selle heliga kuskile täielikule rännakule, et võib-olla mu naabrid ka vahel kuulevad, kui ma mängin. Saavad ka maandust. Jaa, võib-olla küll, jah. Mul üks naaber muidugi ütles, sul on ka see pill, mul on ka see pill. Päriselt? Aga kui palju te koos niimoodi musitseerima olete? Veel ei ole jõudnud, jah? Ei, veel ei ole jõudnud ja seal on siuke compatibility teema ka, et need handpanid on erinevates, nagu hertsides on ja iga handpani peal siis on mingi 7 või 8 siis seda nooti ja siis need ei pruugi alati ka ühtida, et selles mõttes see veits raskendab. Sinna ei ole jõudnud veel, aga siis ma vahepeal hakkasin suupilli õppima, mis tundus mulle eriti laheda kõlaga, siis mul on suupilli, mida ma vahepeal törtsutan. Et no meeldib avastada igasuguseid vägevaid asju, mis tol hetkel on nagu teema. Hästi kihvt on see, et mingid teemad ja asjad ja olukorrad inimesed leiavad ise meid ülesse. Sama nagu pillid, eks ju, et räägid, et proovi nüüd suupilli on ju, et nagu kus sa tuled selle peale, aga ta leiab ise see üles ja sa oled piisavalt avatud, et siis seda katsetama hakata nii-öelda. Selle handpaniga kus juures lugu on selline, et meie siis Peetrisse poistega, kui me Tallinnas elasime, töölerdasime mööda linna öösel ringi, paarist paari ja nii edasi. Ja siis ma kuulsin kuskilt täiesti ebareaalseid inglihelisid. See on siis see handpan ja me hakkasime otsima siis mööda vanalinna ringi, et kust see heli tuleb, et see on täiesti ebareaalne, mis heli see on. Ja siis me otsisime, kuni me siis seal see kirik on Niguliste kirik ja seal ees mingid tüübid mängisid seda, siis läksime sinna ja vahe olime täiesti saik, proovime ka ja jämmisime koos. Ja sellest hetkest peale ma unistasin, et ma tahan endale ka seda pilli üks päev saada. Ma otsisin muidugi selle üles, ma leidsin, et põhimõtteliselt Šveitsis on mingi ainus siis nagu pere, kes neid teeb, maksis mingi 3000 eurot ja ooteaeg oli mingi paar aastat. Mul ei olnud paar aastat, mul ei olnud 3000 euri ja mul ei olnud nagu mitte midagi selles mõttes sealt kohe võtta. Aga siis aastaid edasi see unistus kogu aeg kuskil siin oli. Ja siis mingi hetk ma kuidagi sattusin info peale, et Eestis tehakse ka nüüd neid. Viljandist tehti ja siis tegin neile tellimuse ja see on üks väga-väga väärtuslik ese minu kodus. Ma mõtlen, et kui sa ütlesid, et sa käisid ka nagu välismaal ikkagi pigem nooremas eas on ju. Mulle nagu näib, et Eesti inimene oma olemuselt on ikka väikse sörtsu pessimismiga. Ma ei tea, mis pärast mul sükke tunne on jäänud. Aga kui me kusagil välismaal ära käime mõnda aega seal elame, siis me nagu justkui näeme, et aga tegelikult on täitsa okei ka nagu optimistlik olla. Ma ei tea, süke veider mõte tuli. Ma olen seda hästi palju märganud. Ma käisin juba kusjuures ma olin vist 8 aastanud, mul õdega oli Saksamaal ja siis juba 8 aastasena käisin minust emaga Saksamaal seal tal külas ja hängimas ja minu jaoks oli reisimine suht nagu varajases eas juba võimalik. Aga mida ma nagu selle teema kohaselt nagu märganud olen, et inimesed tulevad tagasi reisilt ja siis nagu kõik olid seal nii sõbralikud, nii positiivsed ja siis siin on kõik nii mossis ja siis läheb mingi nädal aega mööda, siis olen mina ka mossis ja pessimistlik mis ühtepidi on nii, samas nagu see veidikene negatiivsust ja veidikene kriitilisust nagu minu arust niisugune hästi eestlaslik asi. Ma ei tea, kas see tuleb nagu sellest, et meil on selline ajalugu. Samas ma olen ka leidnud mingisugused kirjatükke eestlaste kohta mingist vanast ajast ja siis seal on samamoodi eestlased on nagu kadedad, võivad olla õelad ja kui nad on purjus, siis nad mõnitavad ka. Ei, kui on hea tuju, siis nad mõnitavad ka. Kui on hea tuju? Kui on hea tuju, siis nad mõnitavad ka. Äkki see on aasimine, nad lihtsalt eksisid sõnaga? Üles kasvades minu sõprusringkonnas oli minust täiesti tavaline teema üksteselt puid alla panna. Kui ma täna oma sõpradega kokku saan, siis seal on sama teema, et kui kellele mis puid alla saame täna panna. Aga samas see ei ole nagu üdini negatiivne. See on mingis mõttes tagasiside, et kui sa tõesti oled teinud midagi täitsa lollakat, siis okei sulle öelda seda ja okei on ka vastu võtta see. Ma arvan, et halb, või nagu, ma ei tea, kas nüüd halb, aga hea ei ole see, kui sa tunned ennast väga solvatuna, kui sulle midagi öeldakse, et
just nagu nii palju avatust on ja minu arust Eesti ühiskond ka üldiselt on väga palju muutunud siin lähiaastatega, et ma arvan, et see uus generatsioon noori inimesi ei ole sellised nagu 3 generatsiooni tagasi inimesed olid. Ja seal vahepeal on veel asju, et ja teine asi, mis ma nagu näiteks vällamaalaste kohta, kes Eestis elavad, olen märganud, mul on palju vällamaalasi sõpru, eestlasi Eestis elavaid. Et ikkagi, kui sa nagu oled see 6 kuud siin pimedas ja päike vahepeal piilub kuskilt vahet välja, siis paratamatult sa väsid ära. Et ma arvan, me praegu tunneme kõik seda sooja ilusat päikselist ilma ja suunurgad tõusevad iseenesest püsti, mis on nagu ülimalt lahe. Kohe mitu mõtet, esiteks, miks vällamaalased? Naljakas sõna. Okei, hästi. Mulle meeldib kasutada sellised vanakooli Eesti sõnu lihtsalt niisama teksti sees, sest et minust see nagu loob sellise laheda, sellise esiteks huumorini ja teistpidi nagu äratundmise keeleliselt. Eesti keel on hästi nagu rikas tegelikult. Ma olen naljakas lugu, vaata ma turunduses nagu pean ise kirjutama palju tekste. Täna saab ka AI-d kasutada, aga AI vällamaalane kindlasti kasutada. Ja siis, kui ma sinna taevasse tööle läksin, siis pidin kirjutama sotsiaalmeedia tekste meie enda asjade jaoks. Ja siis mäletan, et tol hetkel veel oli selline asi nagu korrektor meil siis agentuuris, kes siis käis kõik asjad üle. Ja siis ükskord tuli minu juurde, viskas mulle mingi paberi laua peale ja siis sõimas ma täiesti. Kuidas sinusugune tropp üldse siin nagu mingit teksti kirjutab, nagu ei oska absoluutselt. Ja läks mul väga südamesse. Muidu mulle nagu meeldis kirjutamine. Sütevakas käies ka ikkagi Kallele väga mul kirjandid ei meeldinud, aga ma ikkagi tulin sellest välja ja lõpukirjandi sain hea tulemuse. Sain 76 punkti, aga Kalle hindas selle 32-ga, siis see oli näidiskirjand, mida lasti minu sütes vahepeal ringile. Aga see selleks ühesõnaga fast forward asjadesse ja tekstiliselt ma pidin nagu ikkagi töötama edasi ja tegelema sellega ja lihtsalt see on nagu kitarrimäng, et sa lihtsalt pead kogu aeg arendama ennast. Ja mida rohkem sa kirjutad, seda paremaks sa lähed ja sa õpid erinevatest kohtadest, kuidas paremini kirjutada. Ja Sass Ennoga ma töötasin koos, siis temalt ma õppisin väga palju kirjutamist, et tegelikult lühilaused on väga head. Inimene saab neid kiiresti ja mugavalt lugeda, mõte saab ilusti edasi antud. Ja nüüd, et lisada seda ekstra šedöövrit, et asi huvitav oleks, siis kasutada natukene eestikeelset sellist vanakooli väljendit. Meie jaoks naljakas, aga vanasti see oli täiesti tavaline. Lahe on keelega mängida. Kasutada keerulisi sõnu, see on ka nagu hästi lahe, et sa ütled mingit asja nagu mingi hästi keerulise sõnaga. Ma näen, et mul poeg on nagu võtnud ka selle üle ja siis vahepeal paneb mingi siukse laheda lause maha ja siis mõtleb, wow. Rääkides sellest, et keel võiks olla lihtne on ju. Ise õpetame lastele suksed keerulisi väljendid, et nagu wow. Ja, vaata see on nagu, ma mäletan, et see sütevakas käia, see üldse sütevaka pundis olla, see oli nagu selline raskete sõnade kasutamine, see vajalik, et sa nagu näitad, et ma olen nagu hästi tark, et mul on need kõik sõnad tagavaras olemas, mingi hetk see muutus hästi tüütuks, sest et nagu taksust nagu paremini aru saada. Ja siis minu, kusjuures teine suur keeleline probleem on see, et ma lähen nagu hästi estonglishisse. See tuleneb nagu tegelikult sellest, et mina olen alati tarbinud lääne kultuuri ja ma olen nagu Eesti kultuurist suhteliselt nagu kaugel olnud alati. Mul ei ole meeldinud Eesti muusika ja nii edasi. Ma olen alati nagu kuidagi ennast sidunud rohkem nagu läänemaailma sisuga. Ja kuna ma nagu töötan ka sisuliselt Facebookis ja kui ma nagu turunduse õppimise peale olen nagu aega pühendanud, siis kõik tuleb nagu kuskilt inglise keelest enamasti. Ja siis nagu mul oli hea näide, et ma tegin ERR-i kõikidele peatoimetajatele siis oma tiimiga koolitust, et kuidas sotsiaalmeediat kasutada, kuidas Facebooki kasutada ja nii edasi. Ja enamik sellest esitlusest oli nagu pool ingliskeelsete sõnadega, väljenditega. Ja siis nad nagu hoidsid 2 käega peast kinni. Ma ei saa midagi aru, mida sa räägid. Pool juttu on inglise keeles, pool on eesti keeles ja nagu ma siiamaani tegelikult räägin väga-väga palju ingliskeelseid väljendeid teksti sisse. Aga näiteks täna ma siis proovin mitte neid kasutada liiga palju. Kusjuures sa tõid väga huvitava asja välja, millele ma pole kunagi varem mõelnud, et meil tuuakse seda probleemina esile, et me ju kasutame hästi palju sellist nagu pooleldi eesti, pooleldi inglise keelt on ju. Ja siis sa tõid kõrvale õpingud
kus meil kõrgkoolis on ka väga palju ingliskeelset materjali, mille põhjal me peame õppima. Juba baka, olgu see rakendus, baka, magister, seal on väga palju materjali, kus me peame õppima inglise keeles. Ja siis me teiselt poolt ühiskonnana oleme nagu pahased, et meil eesti keel noored justkui rikuvad ära, vaadates ja tarbides inglisekeelset sisu, kuigi me kõrgkooli tasandil tegelikult soodustame seda. Hästi huvitav. Jaa, ja teistpidi me nagu tahame ju seda oma keelt nagu hoida ja ka tegelikult edasi arendada, vaata me leiutame siin kogu aeg uusi sõnu, aga nagu rääklemine tegelikult ka nagu, kes hakkab seda sõna kasutama. Mina kasutan vahetevahel või rüperaal, ime ilus sõna ju. Vaata täpselt, need on need sõnad, mida sa kasutad, mina kasutan nagu veidi huumori pärast. Ma lihtsalt toon sulle nagu kõrvale näite, et see võib-olla ei ole nagu selles mõttes kõige parem näide, et see ei ole nagu eesti keele inimeste poolt nagu võib-olla välja töötatud lahendus, aga kui sa paned nagu Google'i või ükskõik mis mõne oma rüperaali tarkvaraprogrammi nagu tööle ja paned selle eesti keelseks, siis nagu I am lost, ma ei leia mitte midagi üles ja ma ei saa aru, mida ma teen, sest et see on nagu kuidagi nagu ekstra keeruliseks aetud, on ju. Aga võib-olla see tuleb mingisugune inglane tõlgib, ingliskeelne inimene tõlgib selle ümber kuidagi pidi ja siis see lihtsalt ongi veider. Aga jällegi nagu see kultuur mõjutab meid nii palju ja kui me täna võtame kogu, ma ei tea, tänane põlvkond või tegelikult ka minu põlvkond, ütleme, et ma olen 87 sündinud, esimene dial-up interneti lahendus oli meil kodus olemas, mis oli väga lahe. Siis tuli esimene LAN-ühendus ja nagu päris online'i ma alles sain võib-olla siis niisuguse tiinekana. Aga nüüd uued põlvkonnad, kes on kasvanud nagu täielikult interneti ja nutitelefoni ajastul, siis nad ju ainult ingliskeelses keskkonnas sisuliselt aega vedavadki. Et loomulikult vaadatakse kohalikke sisutootjaid ka ja kanaleid ja asju, aga kindlasti see ei ole, ma arvan, lõviosa eestikeelset contenti sisu. Et jah, selles mõttes paratamatult see mõjutab meid ja ma arvan, et hea on, kui inimesed nagu üks hetk jõuavad selleni, et tegelikult on nagu lahe eesti keeles ka rääkida. Aga lahe on kuulata eestlasi, kes räägivad aktsendiga. Mu õel on väga lahe. Nüüd enam mitte nii palju, aga mingi hetk, kui ta oli nagu Saksamaal seal võib-olla rohkem eemal olnud, et mina sain veel kogeda nagu sellist asja, et me saatsime päris kirju. Ja kui mu õde helistas mulle see mingi paar korda siis aastas, sest ka helistamine ei olnud nagu nii tavaline asi, siis mul ikka hääl värises, kui õde helistas. Mis oli nagu selline huvitav kogemus, mida tänasel päeval on võib-olla, ma ei tea, kas kuulete, siis nii noori on, aga täiesti uskumatu. Ja aga see saksa keele aktsent, jah, see oli ka nagu hästi lahe. Allar Rajaga tegin siin hiljuti saate ja temaga kuidagi tuli jutuks see sama põlvkondade erinevus ja sealt tulenevad nagu väärtuste konfliktid, eks ju. Ja kusjuures mul tundub, et nii ongi, et me vanemad inimesed, nooremad inimesed, me tahame kõik ju ühte asja suures plaanis. Me tahame, et Eesti läheks hästi, et ka meie ühiskonnal kultuuri läheks hästi. Aga need vahendid ja võimalused, mis moodi teha nii erinevad, me räägime selles osas juba nii erinevad keelt, eks ju, ja siis tulevadki need põrkumised. Et justkui tahame ühte asja, aga me ei oska nagu kommunikeerida seda, mida me tahame nii öelda. Jah, nüüd on meil nagu AI ka, nagu rääkisin, et ma testin praegu oma AI telefoni sekretäri, et kui keegi helistab mulle, siis kui ma parajasti ei saa vastu võtta, ma olen levist väljas, siis ta võtab kõne vastu ja räägib suga jutud ära ja mulle tuleb kokkuvõtte meili peale lühi ja pikal kujul ja helifailina ka. Selles mõttes see asi alles läheb nagu väga huvitavaks, aga see põlvkondade erinevus, nagu mina kogesin seda nagu kogesin nagu eriti huvitavalt, et kui meie üles kasvasime, siis minu generatsioon, siis nagu oli selline ülim viisakus ikkagi nagu hästi tähtis ja et sa nagu kannad õigis kohas õigid riided, näed viisakas välja ja alati austad vanemaid ja targemaid ja mis tänase päevani tegelikult kehtib, aga oluliselt vabamalt suhtutakse ja mulle on nagu väga palju antud sellist head tagasisidet selle koha pealt, kui vabalt ma inimestega suhtlen, vahet ei ole, kui vanad, targad või tähtsad või kuulsad või mis iganes need on.
ja see oli alguses nagu hästi raske, sest et kui ma läksin nagu agentuuri tööle, ma teadsin, siin on nagu Eesti tipptegijad, mina olen siin mingisugune bändivend, käin oma mingi energiajoogiga ja tatoveeritud kätega, ma alguses panin kõik viisakalt selle mingi triiksärgi selga ja kõik asjad, ja siis lõpuks mul nagu kolleeg Toomas Järvet ütles, et kurat, aga mida sa põed, et nagu see tatoveering on see, mis sind eristab nagu kõikidest inimestest siin, sa jääd nagu meelde sellega, vaata. Et ära põe, et see on just sinu tugevus, kasutle seda. Ja ma arvan, et tänaseks päevaks nagu ma ka eile esitlust tegin, lühikestes pükstes, mul oli küll ilusad viigipüksi stiiliga lühikesed püksid, andes au ikkagi sellele mõttele, et ma tahan viisakas ja hea välja näha selles mõttes, et nagu kõik on etiketi kohane, aga näed, lühike püks annab mulle mugavuse ja annab selle mingi edge'i olla natuke teistmoodi. Ma arvan, et täna nagu ongi ülilahe see, et me saame väljendada ennast nagu igatepidi ilma nagu seda häbitunnet või siis seda piinlikku sellist ma otsisin seda sõna, kus juures alles hiljuti, et võtta sellistel klassikalise muusikakontserditel on selline piinlik vaikus. ChatGPT käest uurisin, mis see sõna on, aga eesti keeles ma ei leidnud seda sõna. Et võtta see tunne, kus kõik on hästi vaiksed, nagu inimesele ebaloomulikult tagasihoidlikud, viisakad ja käituvad vaata nagu selle sama etiketi järgi, mis tegelikult on nagu hästi raske, sest et see väsitab. Et seda on nagu minu arvates jäänud järjest vähemaks, seda vaba tunnet on tekkinud palju rohkem juurde ja mulle nagu see väga meeldib. Samas ühelt poolt on seda rohkem, teiselt poolt, kuna seda vabadust igas mõttes on rohkem, pannakse ka selle pärast nagu rohkem puid alla nii-öelda. Et kui võtame kas või sotsiaalmeedia, kui keegi ennast vabalt väljendab, on ju, ega seal ei pruugi jääda niimoodi, et keegi teine siis nagu enda pahameelt ei väljenda, on ju. Et ühelt poolt on see nagu äge, annab meil hästi palju seda tegutsemisvabadust, teiselt poolt me peame olema ka valmis selleks, et see tegutsemisvabadus kellegi teise jaoks on nagu härjale punane rätika, on ju. Et see on nagu nii ja nii. Vaata, ma olen kogenud seda elus nii palju, võib-olla see annab mulle selle vabaduse natukene ükskõikne olla selle suhtes ka, sest et bänd Bedwetters. Hakkame sellest peale, ja ka varasemalt, see Pain Greedi bänd, mida me tegime, me olime nagu emod, mitte emod nagu by heart sel hetkel, aga see oli in fashion, meie muusika oli selline, ja lihtsalt sa pidid nagu välja nägema ka veits nagu see muusika, paratamatult see jäi silma inimestele, ja siis liigume edasi seal Mushi bändiga jälle mingi fake tatoveeringud, silma, mingisugused läätsed, loomulikult see ei meeldi kõikidele inimestele, ja nüüd, kui sa võtad nagu Bedwetters, siis saime nagu mingi meeletu nagu tähelepanu, mäletan siiamaani, püksi tagumik oli ikka põlvedeni ja see jäi ikka kõigile ette nagu igal võimalusel, et selles mõttes inimesed näitasid näpuga, karjusid sulle mingid nõmedad asju üle tänava ka, kui vaja. Päriselt? Kuidas sellega toime tulla? Nagu päriselt, kuidas sellega? Eriti nagu noore inimesena tegelikult see on nagu väga, väga raske ja sel hetkel ei olnud seda, et see on normaalne, kõik inimesed näevadki imelikult välja või kannavad mida iganes. Sel hetkel me paistsime silma nagu väga kaugelt ja oli olukordi, kus keegi tahtis tulla peksa andma või reaalselt oligi mingi kaklus, ja sa nagu pead sellega kuidagi toime tulema, aga fast forward tänasesse päeva, nagu kõik käivad ükskõik kuidas riides ja kõigil on jumalast suva. See ei ole enam mingisugune eriline asi, et mingi ruudulistes pükstes inimene jalutab mööda. Kusjuures see koht, mis sa praegu välja tõid, võib minna täiesti kahes suunas. Üks suund on see, kuhu sina välja jõudsid, sa oled teinud selle tugevuseks. Teine suund on see, kus inimene jääbki emotsema ja ta jääbki nagu elu lõpuni, nagu selles mõttes nagu halvas mõttes emotsema, ja ta jääbki elu lõpuni nagu traumeerituks, eks ju. Et siin peab olema kas nagu ka natukene õnne või natukene sellist, ma ei tea mida, mis kannaks nagu sellesse heasse kohta üle. Sest et kui on mingi väga ebameeldiv kogemus, siis me võime ju nii ja naa lõpetada, aga sul läks nagu heas mõttes nagu paremini. Tead, see kogemus viib nagu edasi veits veel sellesse, et kuna ma nagu turundusmaailmas olen töötanud siin mingi äriturunduse maailmas olen mingi 17 aastat juba töötanud või võib-olla isegi rohkem praeguseks, see mate vahepeal longab, ma saan vanemaks. Siis ma olen aidanud ehitada üles brände igasuguseid, ma olen aidanud erinevaid persoone muusika või poliitika vallas endale saada nagu suuremat tähelepanu ja kasvatada enda siis mainet, et
töötades sadade erinevate selliste nagu ütleme kujudega, ma olen nagu õppinud ja enda jaoks võib-olla põhjendanud, et esiteks sa peadki nagu silma paistma ja see on meie kõigi, see on alati nii olnud, see on meie kõigi nagu selline identiteedi loomise koht, ja noh, sa tahad ju eristuda, ja see on okei, et sa ei meeldi kõigile. No enamasti sa ei meeldigi kõigile, võib-olla sa meeldid väga vähestele, aga sa saad olla sina ise, mis on kõige olulisem üldse. Isegi kui sa saad ise olla üksinda troonil mis on ju nii vägev mõte, sa oled nagu kodus ja sa saad nagu olla kas peaalast pidi paljalt või paljalt olemine, näiteks mulle väga meeldib, meil on ka maakodu siin Kidise kandis ja ma saan seal käia päev otsa põhimõtteliselt paljalt ringi, aga nagu see alasti olek on nagu super hea, aga millegi pärast me peame igal võimalusel ennast nagu varjama. Üks hästi huvitav asi, ma kolisin Pärnusse 2 aastat tagasi, kui me oma maja kätte saime, kolisime sinna sisse, siis võtsime kõik kardinad, kõik asjad eest ära. Ma käisin ringi ja mõtlesin, mis kuradi asja need inimesed siin Pärnus peidavad. Kõigil on sellised kardinad ees, kas nad on pimeduses, mis seal sees toimub, mind huvitav nagu. Meil on kõik maha võetud ja ma käin ka seal alasti ringi vahepeal. Läbi otsima, kus ma elan ja kus ma alasti ringi käin. Aga mul on jumala ükskõik, kui keegi jalutab mööda ja ma olen seal parajasti alasti, siis ma olen oma kodus ja mulle meeldib nii olla. Ja nagu, ära passi. Ja ma arvan, et on inimesi, kes lihtsalt vaatavad akendast sisse, mitte üldse nagu selle mõttega, et nagu näha, nagu lihtsalt lähed mööda ja vaatad, on ju, jääb pilk peale. Et ma kujutan ette, et sinu kodu juures võib-olla päris sükene huvitav moment olla inimestel olnud, kes lähevad mööda. Ei tea, kuhu peita, sest et üldjuhul inimese jaoks on alasti keha ebamugav. Sest et see on justkui tabu, kuigi tegelikult on see meie naturaalne olek. On ju, aga kui kusagil keegi, mul on endal kogemus endise töökaaslasega, me käisime kõik rabamatkal nagu, ja siis ta hüppas nagu sinna Rabajärve ja ta hüppas sinna täiesti alasti. Ja tead, kui huvitav oli nagu enda reaktsiooni näha ja ka teiste omasid. Enamik nagu mõtlesid, et issand, kuidas me nüüd oleme, mis me nüüd teeme. See on justkui nii tabu, kuigi see on nii normaalne olek. Ja täiesti veider, missuguseid imelikke piirangud me ise endale inimestena ja ühiskonnana peale paneme. Samas jälle mõtle saunakultuur Eestis on nagu me oleme alati käinud seal alasti, nüüd käivad inimesed juba kaetumalt ringi, ujukad on täitsa tavaline asi ja kelle milliste inimeste läheduses sa tunned okeilt ennast alasti, kelle juures sa ei tunne, et see on ikka, inimene on ikka nagu veider olend, et kui ma vahepeal siin nagu uurin seda spirituaalset inimese maailma, mulle väga meeldib seda uurida, et naine alati mõtleb, miks sa ei loe kunagi mingid selliseid ilukirjandustega lugusid. Ma kogu aeg loen mingit huvitavat teadust või mingit filosoofiat ja mingit sellist asja, sest ma üritan nagu kogu aeg aru saada, mis see inimene on, mismoodi ma ise mõtlen, miks keegi mingit moodi mõtleb, on ju. Ja täiesti huvitav, et sa võid nagu alasti olla ühtede inimeste ees, aga teiste inimeste ees sa ei või olla. Et miks siis? See piinlikkuse tunne ju tegelikult ei ole mingi emotsioon, mis meil päriselt natuuri poolest sees on, et see on nagu ühiskonna mingi selline eneseväljendusviis või tunne, mida sa nagu pead justkui mingitel hetkedel tundma ja see on väga erinev inimestel. Loomulikult ma ei arva, et me kõik peaksime paljalt ringi jalutama mööda Pärnut igal pool ja nii edasi, aga nagu suures plaanis, ma teeks nudistirand on meil Pärnus alles või? Meil on Pärnus naisterand, mitte nudistiderand. Mehed ei tohi paljalt siis. Ja minu mäletamist mööda isegi õiguskantsler on sellele tähelepanu juhtinud, et see on diskrimineerimine, aga siiski kuna see on, ütleme, Pärnu ajalooline osa ajast aega, siis on selles osas nagu see rahule jäetud, aga Pärnus ei ole jah nudistide rand, meil on naiste rand. Okay. Aga sellest sõltumata nii mõnigi mees on sinna põõsasse ennast teinekord ära peetnud. Kahjud nad põõsas peavad käima ainult. aga jah, selles mõttes see inimene ja piinlikkus on üks huvitav osa sellest. Lugesin vahepeal raamatut Why We Sleep. Tead seda raamatut? Ei tea, mis see on? See on üks tüüp on teinud mingisugune 30 aastat uuringuid une kohta. Ja magades nende siis lümfide kaudu põhimõtteliselt kogu mingisugune hunnik igasugust
tundeid, kogemusi, asju siis liigub välja ja kui sa ei maga, siis see ei lähe välja ja siis see masin, mis meie keha on nagu töötab nagu tänu unele nagu meeletult teistmoodi, mis on nagu siuke asi, mida tegelikult pole nagu uuritud. Selle REM sleep'i ajal me täiesti nagu kaome puhv ära vaata. Et nüüd mul see samune kell, mis mul siin käe peal on. Miks ma seda nagu kasutan on sellepärast, et ma siin olen suur padeli huviline. Võib-olla juba vaikselt jääb selline mulje, et mulle meeldib teha ja kui ma teen midagi, siis ma teen nagu täiega. Ja siis selle täiega tegemisega nagu probleem on see ka, et sa nagu saad ikkagi nagu üle panna. Ma olen ennast läbi põletanud tööalaselt korduvalt täiesti sodiks on ja millest ma olen omad õppetunnid teinud ja korrigeerinud on ja nüüd ma siis nagu seda padelit mängides olen ka nagu vahepeal endale nagu haiget teinud, sest et ikkagi kutsutakse mängima ja ma ei saa nagu ei öelda, sest ma olen yes man on ja siis üks hetk avastad, et ei, siit on valus ja siit on valus ja keha annab järele on ja siis ma jõudsin selle Whoopini ja see aitab mul siis oma seda, kuidas nüüd öelda, seda koormust siis balansseerida, et mul andmed ütlevad, et kuule Rauno tänavate rahulikult on ja et recovery day on nagu väga vajalik, et sa saaksid välja tulla sellest ja kusjuures see kehtib nüüd nagu mitte ainult spordile, vaid ka muudele koormustele, mis sa saad endale vaimselt või tööalaselt või kuidas iganes panna. Ja see une osa selle äpi asja kaudu vaadates on nii oluline, et nagu mul on mõni halb öö, siis minu recovery ehk siis minu südamelöökide siis varieeruvus ja kiirus on nii tugevasti mõjutatud ja ma saan trackida nüüd, kui kiiresti ma tulen välja sellest raskest hetkest oma keha jaoks ja mis ma siis tegema pean selleks, et sellest välja tulla, et siis performida mingi järgmine hetk palju paremini. See on nagu uskumatult loomulik asi, mida ma peaksin oskama ise teha, ma ei oska. Kahjuks minuga ei antud manuaali kaasa, mida ma saaksin võtta lahti kas oma telefonist või mingi paberikujul või mis iganes, et ma saaksin aru, et okei, Rauno teeb nii siis kui ta teeb nii, siis tal on vaja seda teha, okei, siin on mingi troubleshoot et siin error message on juba ees et mis me nüüd teeme mul ei ole seda manuaali, aga mul on tunne, et tehnoloogia natukene aitab paremini aru saada. Ma veel ei tea, kas see kõik on nii-öelda 100% nii nagu ma tahan uskuda võib-olla ma otsin lihtsalt põhjendusi uskumaks seda, et see on nii. Aga praegu mul tundub, et ma ikkagi veits olen saanud mingid asjad, mingid mustrid enda jaoks selgemaks. Hästi lihtne öelda, et ma olen väsinud, aga ei, ma teen ikka selle ka veel ära. Tegelikult oleks vaja lihtsalt istuda maha ja lihtsalt pikutada päevad ja lihtsalt nautida olemist. Ja see on üks oskus, mida mu abikaasa kadestab minu puhul, et ma võin nagu olla ka lihtsalt niisama ja passida ja kõik on kindlasti näinud kõiki neid nalju selle kohta, kuidas naised ei suuda uskuda, miks mees istub päevad trussikutes ja mul oligi nagu reaalne siuke idee, et on trussikute päev. Oled päev otsa trussades, veel parem kui saab paljalt olla, aga mitte alati ja lihtsalt oled. Külm ei hakka või? Minul ei hakka kunagi küll, ma higistan lihtsalt okay. Ma ei saa kahjuks oma abikaasaga väga palju nagu nii-öelda kaisus magada ka, sest et lihtsalt lõpuks ma olen mingi sigiloigus. Ja. Ma olen aru saanud, et naiste keha tunnetabki temperatuuri teistmoodi kui meestel ja naistel on alati paar kraadi jahedam ja meestel alati on nagu paar kraadi nagu palavam ja siis sellepärast ongi näiteks kontorites kohutavalt keeruline leida seda sama õiget temperatuuri, mis kõigile sobiks, sest et naisel on alati külm ja mehel on alati palav. Aga mu tütar on jällegi sama kuumavereline nagu mina. Las ta kasvab veel. Las ta kasvab veel. Aga see, et tagasi Pärnusse jõudsite, kuidas see otsus sündis? Ma elasin 18 aastat Tallinnas. Peale sütevakat ma läksin Tallinnasse ülikooli, Balti filmi meediakooli meediat ja suhtekorraldust nii-öelda õppima. Ja bändi ja kogu see karjäärielu nagu seal tundus nagu kõige loogilisem olevat. Kuigi ma mõtlesin, et ma lähen Vällamaale nagu mul õde, aga siin toimus lihtsalt nii palju, et ja järjest rohkem toimub, et ma ei saa nagu kuidagi siit ära minna, sest et siin on nagu nii palju parem. Ja siis ma siis kasvatasin oma seal seda karjäärivärki ja bändivärki ja kontakte ja kõike ja ma nagu unistasin kogu aeg, et ma tulen tagasi Pärnusse, aga mul oli vaja nagu mingit põhjust selleks. Ma kogu aeg mõtlesin, et okei, et kui see rong nüüd liikuma hakkab, siis ma võin nagu tulla, ja siis meil sündis perre esimene laps ja siis teine laps ja ma järjest rohkem
muutsin oma elustiiliga selliseks freelance ivaks nii-öelda, et ma enam ei tahtnud kontoris käia. Võimaldasin oma ettevõttes ka inimestele nii-öelda kodukontori päevasid ja asju. Kas ma ütlesin midagi sellist, et universum andis meile teada, et see asi, et seina pealt peaks liikuma või see lihtsalt oli tuul. Me ei tea. Ma arvan, et see oli nüüd see koht, mille me ära markeerime, et pärast siis aru saada, mis asi see oli, on ju. Aga ma arvan, et selline vaba kava, need lehed tundsid väga hästi ennast vabalt linetes toas. et ühesõnaga siis selline, ütleme nüüd, see elustiil muutus juba selliseks, et ma sain nagu, ma töötasin kodust enamasti ja kohtumistel käisin siis kui vaja. Ja mu abikaasa tegelikult ei ole üldse Pärnust pärit, aga talle Pärnus alati meeldis. Ja siis me mõtlesime, et kuule, poiss käis juba eelkoolis, Kopli koolis, ja siis mõtlesime, et mis oleks, kui me koliks nagu Pärnusse. Ja kusjuures see viimane tõuge tuligi mul abikaasa poolt, et ta oli ka oma korporatiiveluga ka turundajana nagu maksimaalselt ennast rihmaks tõmmanud. Ja siis ta ütles, et kurat, aga miks me ei võiks nagu kohe minna. Et poiss peab kooli minema, sellises väiksemas linnas üles kasvada on oluliselt mugavam, sul on nagu kõik asjad endal kontrolli all, rohkem vabadust lapsele ka, et kolime kohe. Siis see oli umbes mingi november ja siis me panime kohe korteri müüki ja siis põhimõtteliselt märtsist me pidime juba siin kooli kuskile saama, mingid lasteajad leidma, meil ei olnud kodu, meil ei olnud kodu müüdud, eeldus oli, et me kodu saame maha müüa ja see kõik juhtus lihtsalt niimoodi bum ja juuliks me olime siis kolinud siia, et vahepeal elasime oma maakodus mingi 1,5 kuud, sest et müügi ja uue kodu kätte saamise vahel oli selline väike aeg, on ju. Aga see kõik oli okei, et me oleme hästi nagu selles mõttes flexible edasi liikuma kogu aeg. Ja nii me siis kolisimegi 1. juulist 2 aastat tagasi siia. Kuidas siis kohanemine oli? Et ikkagi nagu Tallinnast tulla ja Pärnu, kuigi sa oled nagu Pärnus kasvanud ja kõik see pool on sul olemas, on ju. Aga vahepeal 18 aastat on pikk aeg ikka, et ära harjuda teise tempoga, on ju. Et kuidas teil kohanemine oli? Me mingisugune 8 või 9 aastat tagasi hakkasime endale maakodu siis välja arendama, kui nii võib öelda, et saime krundi ja siis ostsime ja siis ehitasime maja sinna ja me oleme nagu põhimõtteliselt alati niimoodi neljapäevast teinud selle nagu exiti Tallinnast teadlikult. Ma mäletan nii hästi, et iga kord, kui ma sinna siis maale jõudsin, on ja võib-olla lendasid riided seljast ära või lendas telefon kuskil nurka, on ja aga ma tundsin nagu meeletut vabanemist ja minu pinge alati koguneb lõlgadesse kuidagi. Ja siis ma tundsin, kuidas mu õlad vajuvad alla ja ma nagu saan hingata rahulikult, et mul selle ärevusega on alati probleeme olnud. Ja Pärnusse tulles ma juba teadsin ette, et see saab olema väga vabastav. Et ma ei ole nagu täielikult Tallinna nii-öelda elust ju loobunud, et ma käin seal ikka nädalas korra või vahel isegi 2 korda kohtumisi ja partneritega asju ajamas ja mis iganes äri seal vaja teha on, aga ma lähen sinna justkui tööle ja ma tulen siia puhkama. Ja see on nagu ülim selline balanss minu jaoks. Ja Eesti on nagu tegelikult nii väike. Ja nii mugav on tegelikult minna siit bussi peale. Ma just nimelt käin bussiga, et ma saan tööd teha hommikul kohe, ma jõuan kohale, teen kohtumised. Ja sõidan siis selle tõuksiga või hoopis jalutan, sest et ma tean, et ma pean ka jalutama iga päev. Kõik inimesed peavad jalutama iga päev, sest et me selliste loomadele oleme loodud liikuma kogu aeg. Hästi huvitav nagu uuring. Tänapäeval inimesed istuvad nii palju ja kogu see kontorikultuur on teinud meid haigeks just sellepärast, et me ei ole mõeldud istuma nagu kogu aeg päev otsa. Ja see kujutlus, et see tund aega või pool tundi selles intensiivsest treenist teeb sind tervislikuks, on nagu ka veits vale, sest et sellest ei piisa. Tegelikult me peaks nagu kogu aeg jalutama, midagi tõstma, vahepeal istuma, siis vahepeal jooksma hästi kiiresti, põgenema mingite loomade eest ära, siis küttima midagi, siis jälle kükitama ja põlvitama ja püsti tõusma ja liikuma. Mida me ei tee tihti peale. Kui ma esimese kontoritöö sain, läksin kohe paksuks. Esiteks mul tekkis raha, et käia lõunal kogu aeg. Siis ma käisin lõunal ja sain iga jumala päev mingit sushit või mingit kebaabi või mingit räiget praadi. Siis ma mäletan, mu emale ja mu õele ikka alati meeldib kaalust rääkida. Siis see tuli kohe välja, et ma olen paksuks läinud. Aga fast forward tänase päevani, et ma tean, et ma pean liikuma ja see liikumine seal Tallinna vahel kontorist kontorisse või
kas või siin Pärnus bussijaamast koju või lihtsalt mingi jalutuskäik linna ja tagasi. Need kõik on nagu nii nauditavad, sest et sa oled ikkagi vähe stressirohkes looduslikus keskkonnas, mis on Pärnu, mis on lihtsalt imeline. Millal sa oled mõelnud, et võiks enda tegemistest ka mõne raamatu avaldada? Mulle tundub, et sul võiks olla rääkida päris palju. Ma olen flirtinud selle ideega tegelikult erinevate nurkade alt, aga võib-olla veel küpsemas eas on see paslikum teha, et kogume kogemusi ja vaatame. Igatahes on, mida oodata. Aga enne kui me sinuga täna siin juba kokku saime enne salvestust, rääksid, et ma siin aitasin seda, aitasin toda, aitasin kolmandat, aitasin neljandat, on ju. Mismoodi sina aitad siis tuult tiibadesse saada, et kui keegi näiteks mõtleb ka enda ettevõttega, et mul oleks vaja seda nagu nähtavust suurendada või mida iganes, on ju. Et mismoodi sa neile siis nagu hakkad seda välja töötama või see sõltub hästi brändist või kuidas see käib sul? See kõik hakkab nagu eesmärgist peale, et ütleme nüüd minu nagu sellised oskused on sellised turundustegevuslikud, ehk et ma saan aidata tähelepanu tõmmata, tähelepanu kasvatada, tuntust kasvatada, kuni selleni välja, et selle tuntuse kasvuga tuleb ka müük, ja ma olen coaching ut veidi õppinud EBS-is niimoodi kursusena, et ma tegelikult ka aitan inimestel julguse saada, et välja tulla kapist oma ideedega, mis tänasel päeval on nagu ülimalt lihtne, võta oma telefon kätte, tee video, pane üles ja nagu sa ütlesid 2000-st üks hetk on 12 000 enne vaatamist, et see on nagu nii lihtne ja need inimeste lood tänasel päeval on nagu kõige tugevamad lood üldse, et ma ka aitan võib-olla inimestel natukene esiteks strateegiliselt mõelda, et mida nad saavutada tahavad, kuhu nad tahavad jõuda, unistame koos, ma aitan sellest luua mingi raamistikku, sellele vahet, kas see on inimene, ettevõte või mingi organisatsioon, ja siis kogu minu kogemus turunduse ja ärimaailmast siis aitab leida need õiged tööriistad, õiged suunad, ja siis keegi peab hakkama tegema, ja see on nüüd see koht, kus kohas on võimalik mind siis 3 erinevat moodi nagu palgata, et kas sa kutsud mind konsultandiks ja ma konsulteerin ja istun ja räägin ja arutan sinuga asju ja sina teed kõik ise. Variant B on see, et me jagame ülesandeid, ma aitan teha sul midagi ära, näiteks kas reklaame või veebi või mis iganes su tööriistad on, millega sa saad siis selle oma eesmärgi täidetud, Või siis 3. variant on, et sa palkad mind nagu, ütleme niimoodi, ma kutsun seda fractional CMO teenuseks, ehk et osaline Chief Marketing Officer, eesti keeles turundusjuht. Ehk et ma siis aitan su äril saavutada mingisuguseid tulemusi, kas ehitades kompetentse sulle firmasse näiteks, kas sotsiaalmeedia tiimi või mingit muud turundus nagu oskust, et ma aitan palgata need inimesed, aitan valideerida nende oskused, aitan need siis kompetentsid ka tööle panna ja selle mudeli siis käivitada ja siis see jääb sulle ettevõtte sisse nagu toimiva süsteemina, mina saan siis astuda kõrvale ja tegeleda näiteks mingi muu tegevusega või minna mõne teise kliendi juurde. Et mulle meeldib väga alustada asjade alustamine on minu jaoks nagu kõige põnevam, on inimesi, kellele meeldib hoida seda, mis on ja mina väsin seal ära tihtipeale. Et ma arvan, et igal ühel on oma roll erinevates tegemistes ja ma arvan, et ma olen leidnud nende jaoks vähemalt praegusel hetkel väga hästi toimiva rolli. Ja niimoodi ma siis, ütleme niimoodi, teen selliseid äri koostöid, mille eesmärk on ka minule teenida nii palju, kui mul on vajalik ja nii palju, kui on aus. Ja samas ma ka pakun abi lihtsalt missioonitundest või lihtsalt huvitaval teemal edasi arendamisest, et mulle meeldib olla osa paljudest asjadest ja paljud tuttavad ütlevad, et kuidas sa jõuad nagu 24 tunniga kõike seda, ja ma vahel ei jõuagi. Aga ma teen selle ära ja ma väsitan ennast ja õnneks mul on see kell siis käebel, mis ütleb mulle, kuule Rauno, nüüd täna on see trussapäev. Mõni ettevõte võib-olla pole veel aru saanud, kui oluline see turundus ja enese reklaam nii-öelda on. Kui sa räägid võib-olla natuke numbrite keeles, et kui palju siis see turundus ja tuntus müügile sisuliselt kaasa aitab?
mul on mitu erinevat klienti täna, kellega ma töötan ja ma võin öelda, et kui sa turunduse kinni keerad lihtsas võtmes, ütleme, et turundus saab teha lühiajaliselt, ehk et näiteks me paneme mingi reklaami ülesse kuskile, sellel on mõju kohe ja sellel on mõju kohe müügile. Kui sa selle turunduse maha võtad selle lühiajalise tegevuse, siis su müük kaob täiesti ära. Võtame lihtsa näite, kui me teeme Facebookis reklaami, ma müün, kui ma võtan Facebooki reklaami maha, ma ei müü. Lihtsalt siin on see matemaatika vaja teha, et kui palju ma pean kulutama selleks, et ikka olla nagu, ma ei tea, 4x plussis, ja siis on see pikaajaline turundus, näiteks brändi tuntuse kasvatamine. Kui sa oled hea bränd ja sa teed sotsiaalselt vastutustundliku tegevusi näiteks, kui sa panustad keskkonda, kui sa räägid lugusid, mis toimuvad ettevõtte sees ja mis toimuvad tootega. Tänasel päeval siis digitaalses keeles näiteks toodad contenti, et su SEO oleks tugev, ehk et sa oled leitav, sa oled nähtav, inimesed räägivad sinust, inimesed jagavad sinu kohta häid kogemusi, siis see toob sulle müüki ja inimesed hoolivad sinust, aga seda mõõta palju raskem. Ehk siis sul on need lühiajalised tegevused ja pikaajalised tegevused, mis koondtegevusena on siis nagu kogu äri. Ja kui sa nagu ei tegele nende asjadega sihtturu põhiselt, strateegiliselt, siis sa ei pruugi müüa neist. Aga jällegi, see sõltub hästi palju sellest valdkonnast, et sul on võimalik äri teha selle eesmärgiga, et pakkuda turul seda sama asja, mida kõik teevad, aga paremini. Või sa valid oma äri suunaks mingi väga selge niši, kus ei ole nii palju tegijaid, aga niš on jälle väike, siis on jälle omamoodi challenge. Et siin neid ärimudeleid on hästi palju, hästi põnevaid. Ma olen oma elu jooksul saanud tänu agentuuri tööd tehes kogeda igasuguseid ärivaldkondi, tegevusi, katsetusi, mida iganes. Ja ma arvan, et see on tänaseks päevaks üks nagu tugevamaid külgi, millega ma tunnen ennast hästi mugavalt esiteks inimeste ees esinedes ja teiseks ka minna ükskõik millise, enam-vähem ükskõik millise ettevõtte juhi või omaniku või kellega iganes vestlusesse, et arutada, kuidas mina näen seda maailma. Ja tihti on see, et kui on natuke keerulisemad ajad ja praegu majandusse räägitakse, et on keerulisemad ajad, ma ei tea, kas see on või ei ole, aga räägitakse, et on ju. Osadel on alati raskem kui teistel. Just, et siis on ju turunduse esimene koht, kus tahetakse kinni keerata. Sest et justkui ei hoomata seda, et see tegelikult on kõige olulisem osa üldse. Toode peab ka muidugi väga hea olema, teenus peab ka väga hea olema, aga kui keegi tea su toodest või teenusest, siis sorry, on ju. No nii. Järgmine leht hakkas kukkuma. Ja ma ütleksin niimoodi, et üks hea turundusjuht tõestab numbrites ära, mis on mõistlik otsus ja mis ei ole mõistlik otsus. Kahjuks, mida ma nagu turunduses tänase päevani näen, ei panustata piisavalt palju teenuse kogemuse või teenuse toote müügi kogemuse arendamisele, mis tähendab seda, et sul võib koduleht olla, aga kui see koduleht on alles 90ndates ja tänase sellele telefoniga liiga mugavalt ligi ei pääse, siis sa oled juba kaotanud, sest 80% interneti liiklusest on juba mobiilis. See on väike asi, aga kui su ettevõttes näiteks on turundusjuhiks sinu sekretär, kes on lihtsalt saanud 5 ülesannet veel, tee meil see sotsmeedia postitusi ka ja pane sinna mingi reklaam ka üles ja keegi ei analüüsi äri tulemustest ja toodete teenuste müügi tulemustest välja seda, kui palju turundus kulutab või palju turundus teenib, siis võib igast emotsionaalseid otsuseid teha. Võib-olla väga valel ajal, selles mõttes, et kui on nagu väga raske, siis tihtipeale pööratakse tähelepanu asjadele. Tihti hakatakse ka inimesed lahti laskma, siis on ju selliseid lugusid, kus ikkagi see kogu chief executive punt jääb alles, aga töötajad lastakse lahti ja siis ei ole kedagi, kes tööd teeb, vaata. Siis laguneb kõik laiali. Et ma arvan, et turunduse mõttes. Turunduse eesmärk on ikkagi ju kasvatada müüki ja tuua need liidid kohale, võtame business to businessis. Tihtipeale nagu hoitakse neid kuidagi nagu eraldi, aga tegelikult reaalsus on see, et need on nagu, kas just üks, aga nagu üksteist toetav tegevus ja sa ei saa müüki ära jätta ju. See on ärile kahjulik.
jah, vaata, ma arvan, et siin tekkis väga paljudel siuksed oma tunnetusi, ma arvan, nii mõnigi tegevjuht mõtles, et oi, et ei tea, kas ta nüüd rääkis õiget juttu ja teine mõtles, et võib-olla ma peaks selle suunas mõtlema hakkama. Et mulle näib, et need inimesed, kes tahaksid suga otsekontakti võtta ja nüüd võtavad sinuga otsekontakti, sest et saateaega on päris pikaks veninud. Nii et kuidas suga kontakti saab, et mis need väljundid on? Me tegime abikaasaga enda teenuse siis nagu tutvustamiseks endale kodulehekülje ka. See on Kuttid. Kuttid. Mu perekonna nimi on Kutti, paned ühe tee juurde, mida on mitu. Väga hea turundus. Jaa, et kuttid.ee me tegime tegelikult see on AI-ga tehtud lehekülg meil väga kiiresti, aga üldiselt inimesed on mind leidnud läbi soovituste, kui tugevam turunduskanal üldse, vanasti mul oli koduleheküljed ja kõik asjad, aga ma lihtsalt natukene selline, ütleme öelda, et kui ma kogu aeg tegelen turundusega, siis ma ei viitsi ennast turundada üks hetk, on. Aga jah, see kuttid.ee on kindlasti, kus saab kõige lihtsama ülevaate, mida me täna nagu pakume, mida me teeme, mis meie kogemused on. Aga täiesti okei on mulle kirjutada Facebookis Rauno Kuttile. Ma olen ka Morsk M0R5K Instagramis. Ja LinkedIn on täiesti professionaalne võrgustik, kus kohas samuti mind leiab üles, et selles mõttes ma olen avatud. Miks Morsk? Oi, see on hea lugu. Kui me siin Pärnu poistena niimoodi käisime Kihnus ikkagi pidutsamas iga juuli esimene nädalavahetus, kui see Püha Loomaaed ja kõik sinna kogunesin, siis me sõitsime ratastega siit Munalaidu, seljakott oli õlle täis. Jõudsime siis Kihnu, sättisime ennast kuskile mingite kadakate alla pikali ja panime oma telgid püsti ja jäime sinna chillima. Siis me mõtlesime, et hästi hea mõte, et see võid oma õllesid seal nagu vees, et veits jahedam oli väljas, oli päris palav. Ja siis iga kord, kui me õlle käisime toomas, siis ma tegin väikse show kivilt kivile ujutas ja vees olles. Ja mulle väga meeldib vees olla, sest et see on jahutab ja mul on kogu aeg palav. Ja siis poisid naersid, vaata Morsk ja me olime mingi 15, ma arvan, või midagi sellist ja siis see nagu külge, siis see on nagu selline naljakas nimi minu arust ja siis mul see morsa karakter käib minuga nagu igal pool kaasas, et mul on kodu on igasugused morsa pilte täis, mul on endale peale tatoveeritud Morsk ja see on selline lahe tegelane. Ma tean, et Pärnus on veel üks Morsk, minu sõbranna isa. Me vist ei ole kohtunud, võib-olla olema. Aga mina olen siis ka ikkagi Morsk. Tasub kohtuda, aga see Morsk on väga äge inimene, nii et loodetavasti te varsti saate omavahel jutustama. Aga täna võtame kokku, aitäh sulle, Rauno, hästi inspireeriva saate ja mõtteid mõlgutava saate eest ja nii äge, et sa nii palju avasid ennast, nii et üliäge aitäh sulle. Aitäh, et sa kutsusid.